Tere! Tere! Ja tere tulemast vaatama saadet, saatesarja Terendav tegelikkus. Täna tutvustame eufoonilist muusikat, sest kakofoonilist loomingut kuuleb niigi iga päev. Niisiis, imeilus muusika ja muusika mõju meile on seekordse saate teema. Jüri, meie tänane saade toob meieni ja kuulajateni lummavaid helisid ja põhineb muusikal, sellel imeilusal valdkonnal, mida ju kirjeldada on päris raske. Praktiliselt võimatu. Arvatakse, et muusikal ei ole mingit seost tegelikkusega ja ometi on muusika mõju vahenditu. Me võime naudingut tunda, aga me võime ka pahameelt tunda, kui muusika on selline, mis meid häirib. Teaduslikud katsed näitavad, et see nõnda on. Näiteks on tehtud katsetusi rottidega ja neil on mängitud harmoonilist muusikat. Ja mis on juhtunud? Nad on labürindist palju kiiremini tee välja leidnud. Aga kui neile mängitakse disharmoonilist muusikat, ja disharmooniline muusika on see muusika, mis sisaldab veerandtoone või kolmveerandtoone näiteks, see on juba raskekujuline disharmoonia, siis rott satub segadusse, keskendumisvõime taandub ja ta ei leia teed labürindist välja. Laste puhul on täheldatud kaunikõlalise muusika mängimisel, et nende õppetulemused paranevad ja nende õpivõime suureneb, keskendumisvõime paraneb. Jaapanis on tehtud katsetusi. Seal on nimelt mängitud muusikat veel. Professor Kemoto on seda teinud ja saavutanud jahmatavaid tulemusi. Vesi reageerib muusikale. Vesi reageerib muusikale. Kohe see vesi on külmutatud ja me võime mikroskoobis näha jääkristalle. Kui veel on mängitud kaunikõlalist harmoonilist muusikat, siis tekivad kaunid imeilusad jääkristallid. Ja kui mängitakse disharmoonilist muusikat, siis vastupidi, tekib kaos, kaootiline pilt. Kui nüüd muusika avaldab sellist mõju veele, meie aga koosneme suures ulatuses veest, 70–80% vahel. Miks pärast see siis meie heaolu ei mõjustaks, mitte ainult hingelist seisundit, vaid puht tervist. Ja nüüd väike vahepala just nimelt muusika mõjust hingele filmist Meloodiate lummuses. Seega oleme nüüd ka ise sellel muusikalainel juba, aga Jüri Lina, sa oled ju ka muusikaprodutsent ja antud filmi režissöör, mida me hetkelt nägime, katkendid filmist Meloodiate lummuses, et muusika on sinu jaoks vist väga tähtis elus. Ilma muusikata ma ei kujuta üldse elu ette, sellepärast, et meil kõigil esineb raskemaid momente elus ja muusika aitab need lahustada. Aitab raskustest üle saada. See on suurim elamus, kui saan selle muusika mõjul nagu lendu tõusta. Mul tekib palju igasuguseid huvitavaid mõtteid, inspiratsioon tuleb külla just nimelt kauni muusika kuulamisel. Väga palju
minu raamatud on sündinud just muusika mõjul. Näiteks romaan Eemaldumine Kartaagosse, see on tegelikult raamat muusikast. Tegelaseks on helilooja, Eesti päritolu helilooja, kes läks laia maailma õnne otsima. Kuid ei tea, ega ei vagi, ei mõtte teid. Toivo Kurmet oli üks meil sääraseid heliloojaid ja kui ta surivoodil andis edasi oma soovi, et tema muusika jõuaks avalikkuse ette, siis ma andsin talle selle lubaduse, et ma aitan selleks kaasa. Ja nüüd lõpuks ometi, pärast 8-9 aastat kestnud tööd, me oleme jõudnud nii kaugele, et me saame avaldada Toivo Kurmeti tähtteose, tema elutöö Popsümfoonia. Sümfoonia öeldakse olevat hingepihtimus. See vahendab sõnades väljendamatuid tundeid ja elamusi. Teine väga fantastiline meloodiate meister on Gian Piero Reverberi, Itaalia helilooja, kes leidis, et see muusikastiil, mis avab meloodiale suuremad võimalused esile tulemiseks, on barokkstiil. Selleks ei pea elama barokkiajastul. Just nimelt. Ta kirjutab oma popmuusikat barokkstiilis. See on instrumentaalmuusika ja praktiliselt me ei suuda vahet teha, kas see on kirjutatud 18. sajandil või tänapäeval, siis see kõlab täpselt tüüpilise barokkmuusikana ja ta kasutab koguni barokki ühte kõige tähtsamat instrumenti ja see on oboe. Well, the project was born in the late 70s, and it was a time where most of the music was artificial and most of the people were using the first technology that was coming on, and so the music was more or less all clanging, sounding electronic and over recorded. And so my idea was to go back a little bit to the real music, where the instruments were acoustic and where when the people were used to play together. So that's why I took the chamber orchestra and I tried to compose something that was of course new, but not too new, because otherwise it couldn't have been probably successful. And so I took the style and the sound and the little, let's say, musical style of the Baroque, Venetian Baroque, and I tried to make it modern with modern instruments and the rhythm section that was, of course, not that.
kuuldud muusika oli siis tänapäeva Itaalia heliloojalt, kes on tagasi läinud barokiajastusse, vähemalt oma loome teel. Gian Piero Reverberi. Kui ma käisin Hirschaus, see on siis Lõuna-Saksamaal, ühes kloostri varemetes tema muusikakontserdil, kus ta ka ise juhatas oma orkestrit, Rondo Veneziano, siis ma panin tähele, et seal oli autosid tervest Euroopast, isegi Rootsist. See on midagi teistsugust ja nagu vaataja-kuulaja nüüd võis veenduda, see on ilus muusika. Reverberi alustas popmuusika heliloojana. Kirjutas laulukesi, lugusid siia-tänna, kuni jõudis selle sama tupikuni. Ei olnud kuhugi edasi minna. See nagu ei pakkunud talle rahuldust. Ja siis, kuna ta oli väga hea barokk-ajastu tundja, väga hea pianist sealhulgas, siis ta otsustas hakata looma just nimelt selles stiilis popmuusikat. Ta on üle 70 aasta vana, ta jätkab oma loomingut, jätkab kontsertide andmist, nii et tal on palju energiat ja tegutsemistahet. I already composed a few things like the concerto for piano, the concerto for harmonica, the requiem, and a few things for strings. And I think that that's my testament as a composer. But unfortunately, I have this mark of being a, let's say, crossover pop composer. So the classic department doesn't accept me as a classic composer. So they always, okay, he's a good composer, but he's a pop, he's a commercial writer. And so, I mean, it's wasted time. I mean, I have better way to use my time. Aga mis selle tänapäeva popmuusikaga on? Et kuidas see meid ikkagi siis, millest selle teistsugune mõju? Tänapäeva moodsam popmuusika on väga suures osas saanud mõjustusi jazzmuusikast. Jazzmuusika ei saa ju ilma veerandtoonideta ja see on avaldanud väga suurt mõju. Nii suurt mõju, et paljud inimesed ei ole enam võimelised kuulama ilusat muusikat. Ma mäletan, et see teine muusika ongi nende jaoks ilus. Tähendab, ega see ilus on ju subjektiivne mõist. Just. Näiteks mul oli üks loeng Pärnus ja üks inimene tuli minu juurde, et sa mängid seda imeilusat muusikat just meile praegu. Ma pean lahkuma selleks ajaks, sest ma ei suuda ilusat muusikat kuulata. Ma olen harjunud inetu muusiku. No ilus ja inetus on kokkuleppe sellised... On võimalik tuvastada, kas inimese auraväli laieneb või kitseneb. Muusika mõjul? Muusika mõjul. Kui mängida ilusat, kaunist muusikat, siis seda võib ka elektrooniliste vahenditega tuvastada, näiteks Kirliani fotograafia abil, et inimese auraväli suureneb. Ja kui mängida disharmoonilist muusikat, siis inimese energiaväli, ja meil kõigil on selline energiaväli olemas, piseneb. Paljudel juhtudel on ju öeldud, et muusika on maitse asi. Aga ma lisaksin siia juurde, on olemas halb maitse või hea maitse. No maitse on kujundatud millegi mõjul. Just nimelt. Või kellegi mõjul. Kellegi mõjul. Ja näiteks muusikatööstus teenib selle halva muusika pealt tohutuid rahasid. Ja sellepärast näiteks Rootsis, kui mainida niisugust nime nagu Per Lind, siis inimesed küsivad, kes? Nad ei ole kuulnud sellest heliloojast midagi, sellepärast teda ei propageerita. Meil on võimalus teda kuulata, meil on võimalus temaga juttu rääkida ja meil on olemas videosalvestus tema kontserdilt ühest kirikust, Litselena kirikust Enköpingi linna lähedal, kus kammerorkester kandis ette tema jõulukontserti.
ja Pärl-Lind otsustas hakata kirjutama barokkstiilis kammerorkestrile ja tema jõulukontsert on üks sääraseid põhjamaiseid pärle, aastasündmus. mis on tõesti aastasündmus ja mul on väga hea meel, et Eesti Raadio, Klassikaraadio selle täies ulatuses ka ette kandis enne jõule. Jag har alltid haft en förkärlek för barockens estetik. Redan som ung så var jag väldigt mycket kär i Bach och i cembalomusik och sådär. Sen fick jag ett jobb när jag var 19 år gammal på slottet i Stockholm att spela barockmusik som continuo cembalist i Stockholmsensemblen. Och i den vevan så började jag lyssna väldigt mycket på barockkonserter. Dels för att jag spelade dem själv, jag skulle spela med orkestern. Och sen av intresse att utbilda mig, lyssna på allt vad vi aldrig har skrivit och så vidare. Och då föddes idén att jag skriver en konsert som vi kanske kan framföra på slottet. Och jag har inte känt någon dragning åt att skriva atonal musik överhuvudtaget. Absurdum. Och man sa så här att folk kommer att lära sig att tycka om till exempel det Schönberg skrev, 12-tons. Men det gör de inte. Därför det är inte vackert, det är inte bra, det är inte naturlig musik. Utan den kommer att hamna på historiens sophög. Pärl-Lind on jõudnud samasuguse lahenduseni. Nimelt ta arvas, et nüüd on tupik. Edasi ei ole kuhugi enam minna. Kõik on juba... Valitseb kriis, muusikaline kriis. Sellele kriisile on tähelepanu juhtinud ka Rootsi muusikaeliidi ajakiri Opus. Artikkel avaldati novembri numbris ja selle pealkiri on alaliseks muutunud kriis. Muusikas. Muusika loomises, harmoonias. Just, ja ta leiab, et me peame tagasi minema meloodia ja harmoonia juurde, sest siis saavad saalid jälle olema täis. Praegu kipuvad saalid tühjaks jääma, sest inimestel on väga raske atonaalset muusikat kuulata. Ja see muusika, on ta nüüd Toivo Kurmeti või Pärl-Lindi muusika, et see, mis sind lummab, mis lummab üldse inimesi, mis tekitab rahulolu, selle võtmesõnaks on ikkagi harmoonia. Aga just see mõjuvõim kasvab, kui tekib meloodia ja harmoonia sümbioos. Ja meie saateski on, loomulikult ei saa me mööda sellest samast muusika lummusest ja väikesest vaheparast. Just nimelt. Kanadas farmerid, kes on teadlikud asjade seisust ja ka muusika võlujõust, on paigutanud oma põldudele suured kõlarid ja mängivad näiteks Vivaldit. Viljale. Ja on märganud, et viljad muutuvad vastupanu jõulisteks igasugustele tõukudele ja neil läheb vähem väetisi tarvis, neil läheb vähem pestitsiide. Lisaks on tehtud teisigi katseid, kus taimedele on mängitud muusikat. Disharmoonilise muusika puhul on tuvastatud, et taim püüab eemale kasvada kõlarist, kus see muusika tuleb. Hoidub eemale. Ja siis muidugi, kui mängitakse kaunist muusikat, siis taimed justkui liibuvad nende kõlarid. Lähemale. Lähevad lähemale, naudivad seda.
muutuvad ka lopsakamaks ehk. Just nimelt. Eestis on meil väga hea näide võtta heliloojast, kes arvas, et ta on jõudnud tupikusse ja ta ei suuda moodsas muusikas enam saavutada sellist sügavust, mida ta taotles, ja see on Arvo Pärt, kes läks harmoonilisele muusikale üle. Aga ta alustas ju atonaalse muusika loojana nõukogude perioodil. Ja see ei olnud ju mitte väga lihtne see üleminek. Sest Nõukogude Liidus teati väga hästi, kui suure tähtsusega muusika on. Kuidas ta mõjutab massi? Kuidas ta massi mõjustas? Näiteks oli üks laul, millel olid niisugused sõnad. Meil laulud aitavad elada võita. Loomulikult teati ja sellepärast teatud heliloojaid suruti ka maha. Näiteks Toivo Kurmetile ei antud võimalust oma teoste väljatoomiseks. Jahmatav on see, et Eesti avalikkus ei tunne ikka veel Kurmeti instrumentaalloomingut. Lauludest tuntakse ju praktiliselt ainult ühte või kahte, nimelt Naer ja Suvehää. Seisan ma rannal, seltsiks vood, liiv täis lindude kurba viid, hinges kõne sügis tuule. Oleks ilus, kui uuesti Toivo lauludel see tähelepanu rohkem peale tuleks selles mõttes. See on seda väärt ja seal on palju laule, mis on ajatud, nii et ütleks siis tänapäeva lauljatele hea tavastamist. Ja seda süva pooldi pole nagu laia avalikus üldse ei anna. Nii et pärand on suur ja võimas. Siin ei ole kahtlust. För några år sedan så blev jag tillfrågad att vara med vid inspelningen av ett par av Toivos verk. Och det jag fann speciellt med hans musik var att hans melodik var... Det fanns en slags magi i hans melodier och hans sätt att tänka musik som var unikt för Toivo. Och jag skulle tycka det vore väldigt intressant att kanske om något år eller så kunna vara med vid en konsert där man framför hans musik i Estland, kanske i London, kanske i Sverige. Det vore väldigt spännande och eventuellt då om man till exempel i Estland kunde göra någonting med delvis min musik, delvis Toivos och kanske någon annan kompositör. See teos ilmub 45 aastat pärast selle loomist. Nii et kauem kui näiteks Schubert pidi ootama oma lõpetamata sümfooniat, mida ta ka ju ei näinud avalikkuse ees. Nii et see on jahmatav, aga sama ma kuulasin seda esimest korda 69. aasta sügisel, tulin tal külla. Ta ütles, et ma olen kirjutanud ühe sümfoonia. Mis oli üllatus tollal? Mul oli see täielik üllatus ja ta hakkas kohe seda tutvustama ja mul oli see täiesti uskumatu, aga see peab ju avalikkuse ette jõudma. Kusjuures meil on olnud kõik võimalikke takistusi. Ja need takistused on olnud mulle seletamatud, täiesti seletamatud. 8 aastat oleme me võidelnud, et seda saada plaadile. Toivo Kurmet, need 2 laulu, mis sai enne ka mainitud, mida teatakse, aga väga palju rohkem temast ju ei teata. Aga ta on kirjutanud üle 100 laulu, tegelikult mitusada laulu, aga väga palju läks kaotsi. Küll kurjade käte tõttu, küll ühe põlengu tõttu Pärnumaal, kus tema noodid hävisid, salvestused hävisid. Ja tema saatusest ju ka väga palju. Tema nagu loomingustki väga palju ei teata, nimi on teada, aga... Sellepärast ma pidasin hädavajalikuks teha temast filmi. Ta oli just kui mingi kanal, nii nagu ta ütles, vaim tuli peale ja oli vaja midagi jälle luua.
kahjuks läbis tema elutee punase joonena mingi nukker paratamatus. Nõukogude rahvakunstnikud ja kunstnikud ja kes siis seda võis sallida, mingi piske poisik muusikat kirjutab. Ma tegin avastuse, et ma võiksin veelgi 1000 korda teissugune olla. Toivo Kurmet oli ka patrioot. Et ta asutas Stockholmis Eesti vabastamise organisatsiooni EVO on avalikkusele tundmatu asjaolu. Oma kulu ja kirjadega trükkis ta EVO lendlehe, mis sokutati Eestisse ja mis KGB-le tõsist peavalu tekitas. Nii Moskva kui ka Tallinna propagandaväljaanded taunisid korduvalt EVO tegevust. Sest et see muusika on seda väärt. Näidata tema muusikalist tausta, tema väga laiaulatuslikku mõttemaailma. Ta oli üks neist vähestest inimestest, loomingulistest inimestest, kellega ma olen kokku puutunud, kellega oli võimalik väga paljudel teemadel vabalt rääkida. Üks teine oli Andrei Tarkovski, kellega ma tutvusin 74. aastal Mosfilmis. Ja Toivo Kurmet oli ju siis lõpuks sunnitud lahkuma. Muusikaga oli kahjuks niisugune lugu, et Rootsis ta pidi kokku puutuma niinimetatud kuningliku Rootsi kadedusega. Ja ma tutvustasin Kurmeti loomingut ühele väga väljapaistvale Rootsi heliloojale, kelle nime ma momendil siis nimetama ei hakka. Ja ta kuulas seda ja ma helistasin talle hiljem ja küsisin, kas ta oleks kuidagi moodi valmis kaasa aitama, et Toivo Kurmeti muusika leviks üle Rootsi. Ma tahan teha kõik endast oleneva, et tema muusika iialgi jõuaks avalikkuseta. Tema üksinda suudab meid kõiki välja konkureerida. Ma olen ise olnud juures, kui Kurmetil on vaim peale tulnud, nüüd ma pean klaveri juurde tõttama. Ta tormas klaveri juurde ja järsku tuli 4, 5, 6 lugu järjest, üks ilusam kui teine. Üks nendest lugudest salvestati ka hiljem Eestis ja jõudis avalikkuse ette ja on ka plaadistatud nüüd. Aga paljud teised lood on jäänud unarusse ja mul on umbes 15 lugu, millest avalikkusel ei ole õrna aimugi. He uses existing musical language and terminology, but in a new way. He's immediately accessible to the listener the first time. This music should be made widely available to all orchestras. Kaunis muusika on hakanud siiski ka Eestis tähelepanu äratama.